Trump paljastab suure pettuse seoses maailmameistrivõistlustega pärast seda, kui ajakirjandus üritas Ameerika valitsuse vastu hirmu külvata. Kolmapäeval, 10. juunil 2026 on meedia nördinud karmide meetmete üle, mille Trump sellel maailmameistrivõistluste ajal kehtestas. Et mitte anda vaba pääsu, piiril reegleid rikkuda, sanktsioone eirata, kontrollist mööda hiilida, rahva tervist ohustada. Ja lõpuks veel süüdistada Ameerika presidenti. Kui FIFA miljardiline mudel hakkab läbi kukkuma, praegu on tegemist suurema võitlusega kui lihtsalt jalgpall. Ühel pool on globaalne spordieliidi, kes lubas pidu, raha ja täistribüüne. Teisel pool on valitsus, kes ei olnud nõus andma Ameerika Ühendriikide piirikartola Oksjo režiimi rahvusvahelise konsultandi ega ajakirjandusaktivisti kätte. Financial Times märkis, et järelturul on umbes 180 000 piletit. Kansas City linnas tühistas FIFA 75 toa broneeringut. Iraan kaotas oma tavapärase piletite jaotuse ning Washington karmistas enne turniiri algust Ebola tervisealast hoiatust. Mida püüab ajakirjandus varjata? Miks tahetakse FIFA vea eest Trumpi süüdistada? Kuidas muutus riiklik julgeolek poliitiliseks rünnakuks? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Financial Times teatas umbes 180 000 piletist edasimüügi platvormil vahetult enne maailmameistrivõistlusi, kusjuures suur osa neist oli alagrupi faasis ning edasimüügi mediaanhinnad olid võrreldes eelneva kuuga langenud. Demokraatide arusaam on liiga lihtsustatud. Kui on vabu kohti, siis nende arvates on selles süüdi Trump. Kuid andmed viitavad hoopis mujale. Probleem seisneb kõrges hinnas, rasketes maksudes, ülespuutud ootustes ja turniiris, mida müüakse kui kullakaevandust, enne kui tõeline fänn on nõus pileti eest maksma. New Yorgis ja New Jerseys algatatud uurimine kinnitab seda lugu veelgi. Prokuratuurid kutsusid FIFA 27. mail 2026 välja, et selgitada MM-i piletimüügi tavasid. Uurimine keskendub fännide teadetele, kes ostsid pileteid, kuid ei saanud täpselt seda, mida ootasid. Samuti kahtlustele kunstlikult üles aetud hindade ja segase kommunikatsiooni kohta. See asjaolu paneb FIFA selgitusi andma. Kansas City on selle murtud lubaduse kõige selgem näide. KSHB teatas, et FIFA broneeris turniiri tipphetkedel igaks sööks 5000 tuba ja siis vabastas ta 75% neist broneeringutest. Veel veebruaris, ilma leppetrahvita, vastavalt lepingule, kohalikud hotellid ootasid turistide tulva. Ööbimishinnad tõusid, linn valmistus suureks sagimiseks, kuid broneeringuid ei tulnud reklaamitud tempos. Teine suund on viisade ja sõelumisega seotud. Somaalia kohtuniku Omar Artani juhtumit kasutati Trumpi valitsuse vastu pärast seda, kui talle keelati sisenemine Ameerika Ühendriikidesse. Aga spordiakrediteering ei asenda turvalisust. Viisa, kutse ja vorm ei tühista kontrolli. Andrew Giuliani, kes juhib Ameerika Ühendriikides MM-i töörühma, kaitses seda otsust öeldes, et selleks oli turvakaalutlus ja valitsus pidi takistama pahatahtlikel inimestel kasutada turniiri ettekäändena Ameerika territooriumile sisenemiseks. Reegel on lihtne. Ameerika piir kuulub Ameerika Ühendriikidele, mitte FIFAle. Võõrustajariigil on kohustus otsustada, kes siseneb, kes läbib kontrolli, keda tuleb üle kuulata ja kellele ei anta luba. See kehtib turistide, ametnike, kohtunike, tehnilise personali liikmete, ajakirjanike, konföderatsioonitöötajate ja välisriigi ametnike kohta. Kui vasakpoolsed nimetavad seda autoritaarsuseks, paljastavad nad oma enda loogika. Nende jaoks on ülemaailmne sündmus tähtsam kui riiklik suveräänsus. Trumpi jaoks on suveräänsus tähtsam kui show. Iraani juhtum teeb selle vastasseisu veelgi selgemaks. Iraani jalgpalliliit teatas Reutersile, et nende fännidele mõeldud piletite jaotus võeti ära juba päevad enne MM-i avamist. Tavaliselt saab iga osalev jalgpalliliit 8% oma mängupiletitest. Jaotamiseks oma enda fännidele. FIFA teatas, et töötab koos Iraani jalgpalliliiduga, et leida sobivaid lahendusi. Aga poliitilist aspekti ei saa tähelepanuta jätta. Iraan elab sanktsioonide all. Tal on vaenulikud suhted Washingtoniga ja otsene pingeseisund Ameerika Ühendriikidega. Seega ei saa seda juhtumit käsitleda ainult kui jalgpalli, lipu ja tribüüni küsimust. Trump ei keela sporti.
Iraani mängijad said vajalikud viisad, et võistelda, nagu Reuters teatas. Erinevus ilmneb sportlaste vahel väljakul ja poliitiliste struktuuride vahel, mis ümbritsevad delegatsiooni. Üks asi on tagada, et mäng toimuks. Teine asi on lubada, et vastasrežiimiga seotud ametnikud, töötajad või operaatorid kasutaksid MM-i selleks, et ringi liikuda, kohalolekut korraldada, pääsmeid liigutada ja Ameerika Ühendriikide territooriumil survet avaldada. Sport on lubatud. Poliitiline risk ei saa vaba pääset. Kolmas suund on tervishoid. Reuters teatas, et Trumpi valitsus palus Euroopa riikidel järgida Washingtoni eeskuju ja kehtestada reisipiirangud, mis on seotud Ebola puhanguga Kesk-Aafrika piirkondades. Ameerika Ühendriikide haiguste tõrje ja ennetamise keskus oli juba keelanud sisenemise mittekodanikele, kes olid viimase 21 päeva jooksul viibinud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Ugandas või Lõuna-Sudaanis. Samal ajal pidid ameeriklased sellises olukorras läbima valitud lennujaamadesse seatud kontrolli. Marco Rubio väitis, et Ebola ei saa Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Ja välisministeerium pidas Ameerika rahva tervise kaitset prioriteediks. Vasakpoolsed nimetavad seda paanikaks, kuid iga tõsine valitsus nimetab seda ennetuseks. Maailmameistrivõistlused toovad miljoneid külastajaid, fänne, sportlasi, ajakirjanikke, teenusepakkujaid ja ametnikke, kes liiguvad lennujaamades, staadionitel, hotellides ja linnades. Oodata, kuni tervisekriis Ameerika territooriumil ilmneb ja alles siis tegutseda, oleks vastutustundetus. Trump tegutseb ennetavalt, survestab liitlasi, nõuab Euroopa Liidult vastutust ja nõuab, et probleem ohjataks selle tekkekohas. See on loogika, mida meedia ei taha tunnistada. Tugev piir kaitseb samuti rahva tervist. Ameerika valitsus ise teatas, et on tarninud 150 tonni meditsiinivarustust ja lubanud üle $200 miljoni abi Ebola vastu võitlemiseks. See tähendab, et asi pole ainult tõkkes. Erinevus seisneb selles, et Trump ei nõustu ülemaailmse bürokraatia reeglitega, kui need seavad Ameerika kodaniku teisejärguliseks. Maailma Terviseorganisatsioon võib toetada teistsugust lähenemist. Euroopa Liit võib kõhelda. Aga Washington otsustas, et maailmameistrivõistlused ei saa olema õnneproov. Tervisekontroll. Gianni Infantino satub samuti selle tormi keskmesse. FIFA president Gianni Infantino lähenes Trumpile, otsis suhteid Valge Majaga ja lubas ajaloolist maailmameistrivõistlust. FIFA vastutab hinna, korralduse, hotelli broneeringu ja suhtluse eest fännidega. Föderatsioonid vastutavad oma delegatsioonide eest. Sanktsioonide all olevad režiimid vastutavad ise oma vaenulike suhete eest Washingtoniga. Euroopa Liit vastutab selle eest, et ta kõhkleb karmimate tervisepiirangute kehtestamisel. Ja Ameerika Ühendriikide valitsus vastutab USA piiri kaitsmise eest, isegi kui ajakirjandus selle üle karjub. Pall hakkab veerema suurema järelevalve all ja see häirib paljusid inimesi. See häirib neid, kes tahtsid kasutada MM-i Trumpi vastu platvormina. See häirib neid, kes tahtsid muuta sanktsiooni pisiasjaks. See häirib neid, kes arvavad, et Ameerika piir peaks FIFalt luba küsima. Aga miljonite ameeriklaste jaoks on otsus lihtne. Maailmameistrivõistlused on teretulnud. Aus fänn on teretulnud. Sportlane on teretulnud. See, mis ei pääse sisse ilma kontrollita, on vaatemänguks maskeeritud risk. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.